Fordi esimese põlve S-Maxi tutvustati kui sportlikku mahtuniversaali, mis peaks olema siis sobilik aktiivsele poissmehele. Nüüdseks tutvustatakse teise põlvkonna S-Maxi kui veel paremat lahendust eelmisest. Aga ausalt öeldes olen ma natukene pettunud, sellepärast et kui ma vaatan selle auto disaini, siis on see jäänud natukene konservatiivseks. Väliselt on saanud S-Max Fordile omase nina, ehk see Aston Martinlik iluvõre, siis on lisatud siia ka ilusti aktiivsed LED-tuled ja päevasõidutuled, mis on justkui Adidase logo ja muudetud on ka veel natukene seda, et see tuuleklaas on natukene rohkem laugem ja siis on ka tagumised tuled teistsugused ja üldiselt ongi enamus uuendusi just väikestes detailides. S-Maxi on võimalik saada nii 5 kui ka 7-kohalisena. Ja kõige suurem erinevus on selles, et kui on tegemist 5-kohalisega, siis jääb siia selline väikene lohk, aga kui on 7-kohaline, siis on ilusti põrand sile. Aga pagasiruumi mahult öeldakse, et 285 liitrist kuni 2200-ni. Uute asjadena on see, et seljatugesid saab nüüd elektriliselt alla lasta ja tekkis ka siia selline väikene kotikinnituskonks ja kui eelmisel mudelil oli tagavararehvi asemel ainult vahupudel, siis nüüdseks on see tagavararatas siia põhja alla peidetud. Bensiinimootoreid on 2, 1,5 liitrine EcoBoost, millel on 118 kilovatti ja 2 liitrine EcoBoost, millel on 176 kilovatti. Ja diiselmootoreid on 1, millel on kas 88 kilovatti, 110 kilovatti, 132 kilovatti või koguni 154 kilovatti. Veoskeemi poole pealt pakutakse nii esivedu kui ka nelikvedu ja siis pakutakse 6-käigulist manuaali ja 6-käigulist topeltsiduriga automaati. S-Maxi sisenemine on tehtud väga mugavaks, uks on suur ja avaneb peaaegu 90-kraadise nurga all. Ja siin sees on ruumi väga palju. Ruumi on nii jalgadele, õlgadele kui ka peale. Lisaks sellele on võimalik ka veel istmeid reguleerida. Saate mugavamalt istuda, vajadusel saate need istmed ka ettepoole nihutada ja istmetel on 3 Isofix kinnitust ja mis puudutab keskmist istet, siis siin on piisavalt palju ruumi nii jalgadele, õlgadele kui ka peale. Esimesel istmel istudes tunnete ennast üpris kõrgel ja see istme asend on täpselt selline, nagu istuksite koolis laua taga. Ja ausalt öeldes seda istet enam madalamaks lasta ei saa. Aga seevastu on jälle kõrge istme asend ju selles mõttes hea, et tagab hea väljavaate ju. Mis nüüd uut on see, et salong on väga sarnane uuele Mondeole. See keskkonsool on saanud analoogse välimuse, samuti ka kellade blokke ja üleüldse tundub niisugune Mondeolik lähenemine. Mis mulle väga meeldib on see, et sellel autol on laekaid hästi palju ja need on ka mõnusalt praktilised. Need leidub igal pool siin armatuuri sees, istme all, keskkonsoolis lausa mitu tükki ja käetoe sees on laegas nii suur, et siia sisse võiks peita isegi tulekustuti. Salongi materjalid on head ja pehmed, küll natukene see keskkonsool on selline tühjavõitu ja omab sellist matti plastmassi, aga vähemalt ei torka see nii väga palju silma. Väga hästi on lahendatud siin topsihoidjad. Siia sisse on pandud selline kummist jublakas, mis siis tagab selle, et kui teil on väiksem tops, et see oleks siin ilusti kinni. Ja kui teil on selline pooleliitrine pudel, siis võtate selle ära ja siis see on ilusti siin sügaval põhjas. Ja näiteks kui teil on manuaalkastiga auto, siis see ei sega teil käiguvahetust. Ja samas saate ilusti oma kätt siin käetoe peal hoida, nii et igat pidi on mugav. S-Maxiga sõitmisel on ikkagi tunda, et tegemist on mahtuniversaaliga, kuigi vedrustus on häälestatud niimoodi, et kurvilisema tee peal oleks see auto ikkagi nauditav, aga samas kui te sõidate tavaliselt sirge tee peal, siis on see suhteliselt pehme ja igasugused jõnksud summutatakse suhteliselt hästi. See muidugi ka oleneb sellest, et missugused rattad siin all on, sellepärast et lubatakse ka 19 tolliseid, mis siis tähendab seda, et rehvi profiil on madalam ja auto on igal juhul jäigem. Mis puudutab mürataset, siis eesistujatel on müra lausa 3 detsibelli vähem ja tagaistujatel tervelt 2. Aga mingil määral on kuulda kuskil siit natukene sellist tuulemühinat, aga see kostub tavaliselt niisuguse 110 km/h tunnikiiruse juures. 90-ga seda nii palju veel ei kostu.
Kütusekulu poole pealt on 2 liitri 110 kilovatine diisel küll üpris ökonoomne. Tehas ütleb, et keskmiseks kütusekuluks peaks olema 5,4, aga mina sain 6,8 ja filmimise käigus see tõusis korra 7,3 peale ja praegusel hetkel langeb jälle ilusti ja nüüdseks on 7,2. Nii et üpris ökonoomne sellise suure auto kohta. Mootor on üpris jõuline, 0-100 kiirendus 10 sekundit natukene peale, aga ausalt öeldes öelge mulle mõni mahtuniversaal, mis väga palju kiirem oleks ja tegelikult kui keegi tahab seda kiiremana saada, siis on ju olemas 2-liitrine turbomootor, mis siis suudab seda ikkagi kuskil seal alla 9 sekundi 0-100 kiirendada. Hinda küsitakse üpris palju, 25 800 on baasind, aga selline mudel on siin ikkagi kuskil 30 läheduses. Nii et Mondeost on siin asju üle võetud ja sellest ka võib-olla selline hinnatõus. Mis puudutab siin veel ka püsikiiruse hoidjad, siis siia on pandud selline asi peale nagu kiiruse piiraja. Ja see kiiruse piiraja on selles mõttes aktiivne, et see loeb liiklusmärke ja võtab ka navist mingil määral infot. Ja kui teil on see aktiivseks tehtud, loeb ta liiklusmärgilt näiteks 70 kilomeetrise tunni kiiruse ülesse ja kui te 90-ga sõitsite, siis langetab ta selle kiiruse 70 peale. Jah, ta pidureid ei kasuta ja et hoogu langetada, lülitatakse kütuse etteanne välja. Kokkuvõtvalt on S-Max selline väga hea pereauto, mis on natukene siis emotsioonikam tänu sellele, et see auto sõidab ikkagi võimalikult sõiduautolikult ja samas on siin piisavalt palju ruumi, et mahutada isegi 7 inimest ära.